Siin on toodud juhised, kuidas Jeesuse Kristuse nimel needustest vabaneda. Põhimuster koosneb 4 osast. Tunnista, paranda meelt, ütle lahti, hakka vastu. Esimene, tunnista. Tunne oma probleem ära. Tunnista, et see on sinu probleem. Võta aega, et selle olemus ja mõju enda jaoks selgeks teha. Märksõnadeks on siin piinamine ja kordumine. Kui sul on korduvaid ja piinavaid tervisemuresid, probleeme inimsuhete või rahaga, siis võib kahtlustada needuse mõju. Kui samad probleemid on vaevanud ka sinu esivanemaid, siis on tõenäoliselt tegemist päriliku needusega. Kui soovid, võid selle video peatada ja asja üle järele mõelda. Kui oled endast selgusele jõudnud, kuula edasi. Number 2. Paranda meelt. Tunnista ja kahetse kõike, mida oled sina või sinu vanemad teinud, mis võis sind needuse mõju alla tuua. 3. Ütle lahti. Teata, et sa ei allu enam sellele probleemile, sellele needusele. Jumal ütles Iisraelile, et ärge kummardage teiste jumalate ees, ära allu neile ja meil on kristlastena õigus see otsus langetada. Me ei allu millelegi, mis on pärit teisest allikast. Ma keeldun sellest, ma loobun sellest, nüüdsest pole sellel minu elus kohta. Lõpuks vastupanu. See on pidev. Jätka vastupanu osutamist. Keeldu püsivalt sellest, et needusel sinu üle mingi kontroll oleks. Las ma ütlen need sõnad uuesti. Tunnista, kahetse, ütle lahti, hakka vastu. Jaakobuse 4.7 ütleb, alistuge siis Jumalale. See tähendab, alistuge mitte teemonitele, vaid Jumalale. Ja ta jätkab, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Ta põgeneb sinu eest. Mida ta teeb? Põgeneb. Ta põgeneb, kui sina oled tingimused täitnud. Kuid vastupanu on pidev protsess. Nagu siis, kui puhub tugev tuul, pead ust kinni hoidma. Kui ukse lahti jätad, pääseb tuul sisse. Selle tarvis looma vabastamiseks selge pühakirja alus. Parim neist on Galaatlaste 3, salmid 13 ja 14. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Selleks, et Abrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud vaimu saaksime usu kaudu. Annan veel mõned kirjakohad. Efeslaste 1.7. Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda. Kolosslaste 1, salmid 12-14. Tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeks andmine. Nii et Jeesuse kannatuse kaudu ristil saame vabaneda pimeduse võimu alt, see on saatana pärusmaalt ja kantud üle Jeesuse Kristuse kuningriiki. On 2 piirkonda, mida lahutab kuristik. Üks neist on saatana võimuala, teine aga Jumala kuningriik. Kuid üle selle kuristiku on ainult üks sild ja see sild on Jeesuse rist. Kui sa selle silla ületad, pääsed saatana võimu alt välja sellesse kuningriiki, kus Jumal sind ootab. Siis 1. Johannese 3.8. salmi 2. osa. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Mida sina pead tegema? Kuradi teod hävitama. Sellepärast Jeesus tuligi. Ja siis Luuka 10.19 ütleb Jeesus, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Need on väga selged pühakirja alused. Nüüd, kui oled selle aluse loonud, tunnistama usku Kristusesse, sest Jeesus on meie usutunnistuse ülempreester. See põhineb sinu tunnistusel, mida sa tema kohta ütled, et ta tegutseb sinu ülempreestrina. Pühendu sõna kuulelikkusele. Mäletad, kuidas me võime saada õnnistusi, mida me tegema peame? Kuula Jumala häält ja tee seda, mida ta ütleb. Seega, kui oled vabastamise kätte saanud, tee oma otsus ja pühendu. Nüüdsest kuulan, mida Jumal ütleb ja teen seda.
järgmine samm on kõigi teadaolevate pattude ülestunnistamine, kas siis enda või oma esivanemate pattude. Sest ka sinu esivanemate patud võivad sind mingil moel mõjutada, aga seal on vahe. Sa ei ole oma esivanemate pattudes süüdi, kuid oled neist mõjutatud. Saad aru, sina vastutad enda pattude eest. Ent täieliku selguse huvides, kui tead, et sinu esivanemad olid ebajumala kummardajad või maausku või astroloogia huvilised või muud sealannast, ärgem sellesse liiga pikalt laskugem, vaid kui seal on midagi, mis on pühakirja vastane, saa sellest ülestunnistamise läbi vabastatud. Siis pead andestama ka kõigile teistele inimestele. Jeesus ütles, et kui sa lähed palvetama, kuid sul on kellegi vastu midagi, mida ta käskis teha? Õige, ta käskis andestada. Andestada kõigile inimestele, kedagi välja jätmata. Andestamatus sinu südames on sinu palvetele vastamisel takistuseks. Nüüd, pane tähele, andestamine pole emotsioon, vaid see on tahteotsus. On palju asju, mida teised inimesed meile võlgu on. See võib olla armastus, toetus, hoolitsus, au ja nii edasi. Need on täiesti kehtivad, need on seaduslikud nõuded. Kuid Jumalal üleval taevas on hunnik palju suuremaid võlakirju sinu vastu. Nüüd Jumal ütleb, et teeme kokkuleppe. Sina rebi puruks oma võlakirjad ja mina rebin enda omad. Aga kui sina hoiad enda omadest kinni, hoian ka mina omast. Seega, kui sa tahad andeks saada, pead andestama. Sul pole valikut. Siis pead loobuma igasugusest kontaktist okultismiga. Kas enda või oma esivanemate omast. Jällegi, sa ei vastuta, sina ei ole süüdi selles, mida su esivanemad on teinud, kuid see mõjutab sind. Okultismi alla kuuluvad ka täiesti süütuks peetavad asjad nagu horoskoobid, jooga, nõiasaated, tarokaardid, kristallid, New Age, tantra, esoteerika, idamaise sümboolikaga kujukesed. Siis pead vabanema kõigist okultistlikest kontaktobjektidest. Kui tood nad oma majja, võtad nendega kaasa needuse. Kui oled need tingimused täitnud, võid ennast Jeesuse nimel vabastada. Jeesus ütles, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Hetke pärast me teemegi seda. Aga enne tahan sulle näidata, kuidas sealt edasi minna. Kui oled vabastatud, siis tuleb seda tunnistada ja eeldada Abrahami õnnistuste saabumist. Sest me oleme needusest vabastatud, et me saaksime Abrahami õnnistuse. Siin on näitlik tunnistus. Ütlen seda lause haaval ja jätan peale mõlemat lauset aega, et saaksid seda korrata. Jeesuse ristil toodud ohvri läbi olen mina needuse alt vabastatud. Ja saan osa Abrahami õnnistustest, keda Jumal õnnistas kõiges. Kui paljudes asjades Jumal teda õnnistas? Kõiges. Kas sina tahad sellist õnnistust? Jumal on selle sinu jaoks valmis pannud. Pea meeles, et see on püha vaimu õnnistus. Teisisõnu, see on püha vaim, kes jagab õnnistust. See on oluline. Sa pead olema püha vaimu sõber. Vaata, kui sa kurvastad püha vaimu, kui sa püha vaimu ei austa, siis ta võtab õnnistuse tagasi. Temal on Jumala lao võti. Kui soovid aardeid, saa laohoidjaga sõbraks. Ja siis pea meeles seda, et õnnistus on kõigis asjades. Kõik ei tule üleöö, aga selle ühe palvega oled sa juba kvalifitseerunud. Kas saad aru? Siiani oled sa mõnes mõttes vales suunas läinud. Täna saad teha täispöörde ja hakata õiges suunas minema. Kuid see ei tähenda, et sa oled kohale jõudnud, sa oled teel. Seda suunda tuleb hoida. Sa pead kuulama ja tegema seda, mida Jumal ütleb, kui soovid Abrahamis õnnistusi jätkuvalt saada. Hästi, oleme nüüd loonud selge pühakirja aluse. Nüüd pead tunnistama oma usku Kristusesse ja pühenduma sõnakuulelikkusele, tunnistama üles enda või oma esivanemate teadaolevad patud. Ja kui me seda teeme, annan sulle veidi aega, et saaksid patud vaikselt üles tunnistada. Seejärel andestama tahteotsusega kõigile teistele inimestele. Ma annan ka selleks aja, et andestada. Kui vajad rohkem aega, pane see video korraks seisma ja jätka siis, kui tunned, et oled tõesti kõigile andestanud. Seejärel ütle lahti enda ja oma esivanemate kontaktidest igasuguse okultismiga. Võta endale kohustus vabaneda kõigist okultistlikest esemetest oma kodus. Ja siis vabasta ennast Jeesuse nimel. Hästi,
nüüd korda minu järel. Issand Jeesus Kristus, mina usun, et sina oled Jumala poeg. ja ainus tee Jumala juurde. ma usun, et sina surid ristil minu pattude eest. ja et sa tõusid üles surnuist. et sind tehti ristil needuseks iga needusega, mis oli minule määratud. et mina saaksin needusest lunastatud ja siseneda õnnistusse. Issand, ma tunnistan üles kõik patud, mida olen teinud mina või minu esivanemad, ega varja midagi. eriti tahan tunnistada ja nüüd võtta aega. ma ütlen lahti kõigist oma pattudest ja vastuhakust Jumalale ning alistun sinule kui oma issandale. ma palun sinult andestust kõigi oma pattude eest, eriti nende, millega olen end needusele avanud. palun vabasta mind ka minu esivanemate pattude tagajärgedest. oma tahteotsusega ja vabal valikul andestan kõigile, kes on teinud mulle kurja või ülekohut. just nii, nagu mina tahan, et sina mulle andestaks. ma annan ka endale andeks. ütlen lahti igasugusest kibestumisest, vimmast ja vihkamisest. eriliselt andestan ja nüüd võta aega andestamiseks. ma loobun igasugusest kontaktist okultismi ja ebausuga mis tahes kujul. ma kohustun vabanema igasugustest esemetest, mis on seotud okultismi ja ebausuga. ma tühistan kõik saatana nõuded enda suhtes. Issand Jeesus, ma tänan sind, et sina lasid end teha ristil needuseks. sa lunastasid mu igast needusest, et võiksin pärida Jumala õnnistuse. sel alusel palun sind, päästa mind igasuguse needuse alt ning tee mind täiesti vabaks. sinu nime alusel, Jeesus Kristus. võtan nüüd usu läbi vabanemise ja tänan sind selle eest. ja nüüd täna Jumalat, ära hoia ennast tagasi. usu, et oled vabanemise vastu võtnud ja mine edasi Jumala õnnistuse all. avalda lakkamata tänu ja oota rahulikult Jumala armu avaldumist. ava ennast kõigile Jumala õnnistustele, mis sinu ellu tulevad. pea meeles Jeesuse sõnu, Efeslaste 3:20. aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. võid jätkuvalt korrata sellist palvet, mis on lisatud selle video kirjeldusse.
issand Jeesus, nüüd ma avan enda ja võtan vastu õnnistuse igal viisil, kuidas sina seda tahad mulle anda. Aamen.